Ma tegin selle video tänu sellele, et mul Patreonis paluti, et ma seda teeksin. Kui sul on ka soovi mingit teatud videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks ja sealt leiad ka kõik minu videod, enne kui nad YouTube'i kanalile üldse kunagi üles laetakse. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami näidistööd. Ja esimesed 3 ülesannet käivad kõik sama graafiku kohta ja küsitakse meilt, siis siin on graafikus, meil on ühel teljel on koordinaat, ehk siis kus kohas mingi asi on, ja siis teisel teljel meil on aeg, ehk siis põhimõtteliselt meil on mingi liikuva keha koht ja selle sõltuvuse ajast, ehk siis kus kohas mingi asi mingil ajahetkel on. Ja küsitakse sisuliselt 2 asja, esiteks, et kas see on 1/3, et kas tegemist on ühtlase liikumisega või see liikumine kiireneb või aeglustub, ja siis teiseks küsitakse, et kas see liikumine on negatiivses või positiivses suunas. Kõigepealt ma tegeleks sellega, et ma vaatan, et siin üks siis joon on äärmiselt erinev teistest ja ma ütleks, et see on joon number 2. Joon number 2 on sirge, teised on kõverad. Ja kui ma nüüd vaatan seda joont, siis mis ma näen on see, et iga sama ajahetk, näiteks iga sekundi tagant, ütleme, et siin on sekundid, see keha siis liigub sama palju edasi. Ehk siis, mis mina ütleks, oleks see, et see keha liigub ühtlaselt. Ehk siis ma panen praegu siia nüüd need väiksed jooned, ma tegin need enne joonlauaga, et need oleks võimalikult võrdsed. Ma ei tea, kui palju need aitavad, aga võib-olla natuke ikka. Et nii, võtan siin teise värvi. Et kui ma teen siin nüüd jooned, päris sirgelt need ikka ei saa, tegin enne just need jooned, et oleks sirgem, aga ei lähe mitte. Ma teen nii palju neid, ma rohkem ei hakka tegema, ma loodan, et usuta. Ehk siis, kui ma võrdlen nüüd neid jooni, siis ma näen, et see samm, mille võrra me astume, on kogu aeg sama. Ehk siis see samm on sama, mis on see samm, mis on see samm. Ehk siis see nagu tõus on kogu aeg sama, ehk siis mina ütleks, et tegemist on ühtlase liikumisega. Mis tähendab, et nüüd märgakem, et me tegeleme ikka teise joonega, ma kiireneva ja aeglustuva liikumise välistan. Sest minu meelest see tõus on kogu aeg sama. Nüüd küsimus on, kas see on ühtlane liikumine positiivses suunas või ühtlane liikumine negatiivses suunas. Kui me mõtleme koordinaatteljastikule, nagu kõige tavalisemale matemaatikas, ühel pool on X, teisel pool on Y, siin on Y, siin on X, siis mis me teame on see, et kui meil on joon nii pidi, siis see on nagu tõusev joon, see on positiivne. Kui meil on joon nii pidi, siis see on langev joon, see on negatiivne. See võib olla ka siin samas, see tähendab, et ta on ikkagi langev, ta on negatiivne. Samamoodi me saame mõelda, et siia poole meil läheb 1, 2, üles meil läheb 1, 2, 3 ja nii edasi, aga vasakule läheb meil -1, -2 ja alla meil läheb -1, -2, -3 ja nii edasi. Ehk siis negatiivne suund, see on nagu niipidi, ja positiivne meil on niipidi. Ma vaatan praegu see joon tõuseb niipidi, ehk siis mina ütleks, et ta on positiivne lihtsalt nagu matemaatika põhjal. Nüüd, kui me mõtleme ka füüsika peale, siis me saame füüsikas tavaliselt nagu kokku lepitud suunad on samad, ehk siis nagu positiivne suund, see on, liigub positiivses suunas, mingi plussi suunas nii-öelda. Me näeme, et siin ka X ja T-telg, siin on, nool on sinna suunas, see tähendab positiivne suund on üles ja paremale. Nii et mina ütleks, et see joon number 2 liigub ühtlaselt ja ta liigub positiivses suunas. Mina vastaks, et vastus on B. Nüüd, kui me räägime teistest joontest, siis alustame, ma ütleks 3. sellepärast, et 3. mulle tundub lihtsam. Ma nüüd kasutaksin siin sarnaseid võtteid, nagu ma kasutasin teise joone puhul. Esiteks ma määran, kas meil on tegemist ühtlase liikumisega või mitte. Mina arvan, et siin ei ole tegemist ühtlase liikumisega, sellepärast, et see joon ei ole sirge. See tähendab, et näiteks kui me liigume 1 sekundi, siis 1 sekundiga me võime liikuda suurema ala kui näiteks mingi muu sekundiga. Ehk siis näiteks kui ma võtan jälle siit oma need ilusad joonekesed, ehk siis selle 1 sekundiga näiteks, ma liigun nii palju, ehk siis mingi 1,5 ühikut. Aga nüüd näiteks selle sekundi vahel siin, mis meil, ma proovin sirge joone teha, aga ma loodan, et te mõistate ka siis, kui mu jooned ei ole täiuslikud. Nüüd selle sekundiga
ma liigun ainult mingi, mis ta on, mingi 0,2 äkki, onju, kui ma lihtsalt võtan siit, nüüd ma nagu kujutan ette, et ma pean need jooned siia peale. Ehk siis ma loen nagu graafikut, ehk siis esimese sekundiga ma liikusin 1,5 ühikut edasi, näiteks ütleme, et see on meetrid, siin ei ole öeldud, mis ühik see on, aga ütleme, et see on meetrid, onju. Ja siis 1, 2, 3, 4, 5. sekundil ma liikusin 0,2 meetrit äkki edasi. Mis tähendab seda, et alguses ma liikusin kiiremini, hiljem ma liikusin aeglasemalt. Ehk siis mina ütleksin, et siin tegemist on aeglustuva liikumisega. Ehk siis ma teised praegu välistan. Nii, ehk siis ma jätan alles ainult aeglustuvad. Niisiis, meil on aeglustuv liikumine positiivses suunas või aeglustuv liikumine negatiivses suunas. Mina mõtleks sellest nüüd niimoodi, et jälle samamoodi üles paremale see on positiivne. Ehk siis tegemist on siin aeglustuva liikumisega positiivses suunas, ehk siis selle negatiivse suuna ma välistan. Ehk siis mina ütleks, et sellel on õige vastus C. Nüüd esimene siis see joon number 1. Vaatame, mis siin on. Meil on jälle on kurv, on ju, et meil ei ole sirgejoon, ehk siis tegemist ei ole ühtlase liikumisega, sellepärast et erinevatest ajahetkede jooksul ma liigun erineva koguse maad nii-öelda. Ehk siis, kui ma jälle vaatan, näiteks vaatame esimese sekundi jooksul, ma liigun edasi mingi äkki 0,5, võib-olla vähem 0,4 ühikut, siis näiteks, mis on 1, 2, 3, 4. sekundi jooksul, 4. sekundi vältel siis, ma liigun edasi mingi, mis ta on, mingi 2,8 ühikut, ehk siis kui ma võtan nagu võrdsed ajavahemikud ja võrdlen neid, siis esimese võrdse ajavahemiku jooksul, esimese sekundi jooksul ma liikusin hästi vähe edasi ja viimase sekundi jooksul ma liikusin hästi palju edasi. Ehk siis mina ütleks, et siin on tegemist kiireneva liikumisega, ehk siis ma teised välistan. Aeglustuv ta ei ole, ühtlane ta ei ole, nii et ma ütlen, et ta on kiirenev. Ja nüüd on küsimus, et kas on negatiivses või positiivses suunas. Kui enne meil oli üles paremale, see on positiivne, siis alla on nagu negatiivne ju. Sellepärast, et kui ma võtan selle nüüd ma tahtsin võtta teise värvi, x-telje, see on koordinaat, on ju, siis selle koordinaadist ta jõuab mingisse nagu teise kohta, on ju, ta algas on ju koordinaadilt mingi 1, 2, 3, 4, 4 ja natuke, ja nüüd hiljem ta jõudis, on ju, siit ta läheb isegi graafikult tõenäoliselt välja aja jooksul, kui ta just seisma jäänud, läheb, on ju, negatiivses suunas, ehk siis ma ütleks, et siin on tegemist kiireneva liikumisega negatiivses suunas. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.